Tere! Sellel kanalil hakkate nägema siis õmblemisvideosid ja esimeseks videoks olen siis planeerinud sellise pisikese lisatasku õmblemise, millesse saab siis panna erinevaid asju hoiule selleks, et nad sul tööd tehes välja ei kuku. Enamus asju, mis ma siin õmblen, on ikkagi militaarvaldkonda nii-öelda kuuluvad või siis on kerged parandustööd. Selleks, et üldse saaks midagi õmmelda, on meil vaja kõigepealt tegelikult välja lõigata siis materjalist. Täna meil on kasutusel selline sinist värvi polüester ja enamus minu poolt kasutatavad materjalid on ostetud siis Tallinna kauplusest Rivet. Ja see on piisavalt tugev ja samas ka hästi siuke hea õhukene, mis tähendab siis seda, et teda on piisavalt hea voltida, pressida ja temaga on hästi hea mingit nurki õmmelda. Aga head vaatamist! Ja selleks, et asjad meelest ära ei läheks, tuleb nad alati visandada ülesse. Minul on selleks selline kaustik ja siin on mul siis need erinevad mõõdud ja kõik need asjad, et mis kuhu peab veel käima. Sellele lisaks, et me lõikasime välja nüüd meie põhidetaili ja siia läheb üks topeltkate veel. See ei ole veel kõik. Lisaks sellele on meil vaja siin 50 mm laiust siis sinist värvi takkiriba. Meil on vaja 50 mm laiust rihmapaela ja veel on vaja siia siis ka 40 millimeetrist või 4 sentimeetri laiust kummi. Minul on ta musta värvi, muud värvi võtta ei ole ja see must ja sinine sobivad hästi kokku. Ja kogu see tasku saab veel endale siis sinise, sellest sinaka tooni kandipaela. Tegutseme edasi. Nii. Olen siia nüüd õmblusmasina peale valmis pannud veel mõned asjad. Ehk siis meil on 50 rihmapael, millest me kohe lõikame siit vajalikud jupid. Meil on olemas siis takjapaela nii pehmemat poolt kui seda karedamat poolt. Ja lõikame siis vajalikud jupid. Nii, vahepeal nagu ikka nende filmimistega on, siis tuleb telefonil ka vastavad seaded paika panna, et mitte keegi ei saaks nüüd tülitada. Aga olen välja lõiganud juba siin rihmapaela tüki, mis läheb meil siis pehmele takjapaelale aluseks. Ja lisaks tuleb siis siit välja lõigata ka 2 sellist juppi. Mina olen oma õmblusmasinale siia äärde kleepinud
mõõdulindi. Selliseid müüakse igal pool, nii AliExpressis kui ka näiteks Carnaluxis. Nii et võtke Carnaluxi koduleht lahti ja leiate ka endale. Ja sama tuleb teha ka siis karedama poolega. Et vaatasin oma märkmetest järgi, siis need 2 detaili on 12 cm pikad ja see nii-öelda karedam pool tuleb lõigata siis kogu pikkusega 11 cm. Et see on täiesti piisav, et pärast tasku saaks ilusti sulgeda. Ja lisaks nendele 3 detailile otsisin välja ka siis kandipaela. Mina kasutan täna siis siin 2 cm laiust ja sellise kalasaba mustriga polüester kandipaela, et ta on hea tugev. Kui ikka seda korralikult õmmelda, siis ei lase ta puruneda ja ta kindlasti hoiab sellel kotil head vormi. Nii, aga tegutseme edasi. Nii, nüüd on olemas mul kõik detailid, et hakata kokku õmblema seda lisavahendite taskut. Üks asi läks täiesti meelest. Kuna see kott tuleb molle süsteemi kinnitusega, siis on kindlasti vajalik ka 2,5 cm ehk 25 mm rihmapaelad. See on mul siin. Ja sellest tuleb siis kokku välja lõigata neid 4-8 cm pikkust ja 2 tükki tulevad pikemad, aga seda juba siis töö käigus. Tegutseme edasi. Lõikasin välja 4 juppi. Nüüd need pikemad jupid jätan esialgu välja lõikamata. Iga hea asja puhul on kõige parem asi see, kui sul on olemas joonis ja sinna on pandud vajalikud mõtmed. Siiski lõikasin ka 2 pikemat rihmapaela välja. Nüüd ma tean, et nendest mulle jagub. Kuna mina kasutan rihmapaelade ja kõigi detailide lõikamiseks kääre, siis ja mitte näiteks kuuma nuga,
mis on siis selline tinutuskolvilaadne asi, kus siis üks osa läheb hästi kuumaks, siis kahjuks tuleb tulemasinaga kõik need otsad üle põletada selleks, et kui me nad kinni õmbleme, ei hargneks nad. See on võib-olla mõnes mõttes aeganõudvam, aga kui ei ole midagi muud käepärast, siis selle tulemasina jõuab ikka endale soetada ja tänaseks minu 8-aastase töö või ütleme selle õmblemiskogemuse pealt võin öelda, et saab täiesti ilusti kõik asjad ära teha. Polüester on selline hea materjal, et kasutades tulemasinat on kohe näha see sulamise koht. Õmblusmasin, millega ma neid kõiki õmblema hakkan, on vana hea Türkop ja kasutan siin ka siis samamoodi number 80 niiti ja see on ka polüester ja selles mõttes on ta hea, et kui mul on vaja kõiki neid nii-öelda niidiotsakesi kuidagi väiksemaks saada, siis välgumihkel on hea ja samamoodi ka käärid. Kõigepealt on vajalik siis põhidetail ja sellele põhidetailile tuleb üks süke lisaõmblus juurde. Siia pahemale poolele tuleb ta siis niimoodi juurde õmmelda. Kui ma nüüd tegin seda väljalõikamist, siis ma märkisin ära juba ka selle kauguse, kus koha pealt mul tuleb see juurde õmblus teha. Hästi hea on see, et kui te alustate oma õmblemisi, siis selleks, et õmblus jääks tugev, on hea teha üleõmblust. Selline 2-3 pistet ja sellest täiesti tegelikult piisab. Ma vaatan, et eelmistest õmblemistest olen jätnud natukene halvad seaded, ehk siis panen piste pikkuseks 2 millimeetrit. See tagab selle, et see hea õhukene polüester materjal saab kindlalt kinni õmmeldud. Ja rihmapaelale sobib ta ka. Servast kaugus õmblemisel on umbes 3-4 millimeetrit, ehk siis mina vaatan enda selle talla järgi, et tallaservaga hoian siit poolt siis seda piirjoont. Kellel on teised tallad, siis võib vaadata seda, et pärast need õmblused jääksid ilusti sinna kandipaela alla. Nii, nüüd on meil see lisadetail siia õmmeldud. Nüüd läheb natukene veel mõõtmiseks, märkimiseks, sellepärast, et enne kui me hakkame siia alumisele otsale lisadetaile õmblema, peame me õmblema ära kõige raskema etapi, ehk siis selle sama mollekinnituse. Mina nüüd joonistasin oma detailile, kasutades siis sellist kollast värvi harilikku, need kohad, kus ma siis hakkan neid molleribasid õmblema. Enne seda, kui ma need 4 riba siia õmblen, kokku siis 10 centimeetri jagu, kõigepealt tuleb õmmelda need pikkade rihmade nii-öelda alguspunktid. Mis ma veel lisaks siia sellele detailile joonistasin, on keskkoha. See keskkoht on selle jaoks hea, et nagu me teame, siis mollekinnitus
üldjuhul õmmeldakse 2,5 rihmapaelaga ja iga see taskukene, kus saab siis põimida, on 4 sentimeetrit lai. Idee poolest saab ka 3 sentimeetriga hakkama, aga kui neid molleribasid on rohkem kui 4, siis tekib see olukord, et see põimimine on raske. Mul on siin olemas alguspunkt ja ma õmblen selle rihmapaela siia suhteliselt keskele. Ja tavaliselt siuke 3-4-kordse õmblusega. Kui ma nüüd olen need rihmapaelad siia kinni õmmelnud, siis saab hakata neid väiksemaid õmblema. Varasema õmbluskogemuse pinnalt ütlen seda, et pigem las need rihmapaelad olla siin keskjoone lähedal kui serva ääres, sest serva tuleb meil õmmelda veel kandipael ja siis need pikad rihmad jäävad meil ette. Õmblemist alustan ma keskelt. Miks keskelt, võiks ju ääre pealt, aga keskelt on hea õmmelda see detail kinni ja siis saab korrigeerida seda rihmapaela ja vastavalt siis servale. Katsume siis õmmelda. Ja olen nüüd vaadanud neid taskuid, mis müüakse meil kaubanduses, siis seal kasutatakse nende vahekohtade ja äärte õmblemisel zigzag õmblust. Kahjuks minu vana aparaat sellist asja ei tee, vaid teeb ainult otse õmblust. Siis olen nagu nende õmblemiste taustal aru saanud, et 3-kordne õmblus on täiesti piisav. Kui nüüd keskkoht on õmmeldud, siis laseme servad kinni. Servade puhul tegelikult piisab ka ühekordsest õmblusest, sellepärast, et me õmbleme siia peale veel kandipaela ja see toob niikuinii topeltõmblused. Nüüd on see molle osa meil valmis. Nüüd saab hetkel selle koha siit jätta rahule ja liikuda edasi siis koti keskosa õmblemise juurde. Siin on mul üks tuntud õmblusfirma toode, mille ma siis olen nagu laiali lammutanud selleks, et saada teada need suurused. Ja mis on siis hästi oluline vaadata seda, kuhu siis tuleb vastavad lõiked sisse teha, et saaks moodustada selliseid nurke ja seda vaikselt siis kokku õmblema hakata. Enne seda, kui neid nurki kokku õmbelda, tuleb siis teha mul valmis see pehme takja padi, see õmmelda siia külge, siia tuleb veel kandipael ja lisaks tuleb siis ühe kinnitusega ära panna siis kummiriba, mis pärast läheb siis, kui kotti hakkame kokku õmblema, tuleb teisele poole ära kinnitada. Üldiselt on need takja ribad või olenemata laiusest on nad veidi suuremad kui need rihmapaelad ja
kui see tundub sulle, et see segab, siis võta rahulikult käärid kätte ja lõika siit see serv ilusti selliselt ära, et õmblus jääb järgi ja sa ei kahjusta seda rihmapaela. Ja see kindlasti tagab selle, et selle kasutamine, koti kasutamine on siis palju parem. Kõik, kellel on natuke uuemad õmblusmasinad, siis väga paljudele õmblusmasinatele on võimalik osta neid kandipaela nii-öelda huulikuid ja siis selle kandipaela õmblemine on kindlasti parem. Mis selle kandipaela huuliku nagu raskuseks on see, et seda tuleb alati siia kruvidega kinnitada ja siis oleks jube hea, kui need kandipaela saaks õmmelda hästi paljudele asjadele. Mina olen harjunud teda pooleks keerama ja kahekordselt siis ühelt poolt servast, teiselt poolt servast üle õmblema ja siiamaani on ta päris ilus välja näinud, nii et proovime täna ka. Selline kaherealine topeltõmblus ja ma arvan, et see on täiesti piisav. Nüüd tuleb meil kinnitada siia serva külge ja siis otsa peale siis meie takjapael. Kui te õmblete tavalise õmblusmasinaga, siis kindlasti pöörake sellele tähelepanu, et materjalide paksused hakkavad juba minema topeltkihtidena ja hästi ettevaatlikult, et nõelu ära ei murra ja selle nõela murdmises kõige hullem on see, kui see teile silma lendab siit masina alt. Nii, nüüd on meil siis üks takja pool õmmeldud. Nii nagu ma ütlesin, tuleb õmmelda meil ka siia külge vähemalt ühele poole kinni meie kumm, mis hakkab sellele kotile hiljem kuju andma. Kuna siin sellel takjal tekib selline piisavalt suur taskukene, siis kõige parem on seda kummi sinna nagu keskele ajada. Sest et siis ta võib-olla tagab selle koti kokkutõmbe hästi ühtlase. Ja kuna me niikuinii õmbleme sellele kotile servad kinni, paneme veel kandiserva, siis täiesti ühekordsest õmblusest piisab. Kõik, mis teil on üleliigne, võtke käärid, lõigake ära, sest see segab teid. Selleks, et hakata juba vaikselt kotti kokku õmblema, tuleb veel viimane detail. Selleks on siis meie kare takja riba. Ja veel on üks hea soovitus, mida väga paljud õmblejad oma YouTube'i videodes ja ka õpetustes ütlevad, et kui teil on piisavalt suured juba siin üle 5 sentimeetri need krõpsuosad, siis tehke nendele ristid sisse. See pidev lahti kinni tõmbamine kindlasti võib tekitada selle, et siit serva pealt hakkab see krõpsupael nii-öelda hargnema ja ükskord on ta teil sealt küljest ära. Kui me teeme siia sellise risti õmbluse sisse,
siis kindlasti on ta tugevam. Nii, nüüd ma õmblesin selle kotile juba siit põhjadetaili kinni. On selline nurgaõmblus. Ma arvan, et kindlasti kõigi nende jaoks, kes on mõningaid kotte õmmelnud, ei ole see midagi erilist. Mõne sellise õmbleja jaoks, kes esmakordselt midagi sellist proovib endale teha, siis ei ole ta ka raske. Nüüd on mul see, et ma hakkan seda kotti nüüd kokku õmblema. Saab talle siis küljed kokku ja siis läheb selleks kandipaela tegemiseks, aga varsti jõuame sinna. Nii nagu ma ennem ütlesin, et see kumm, mis meil kotti hakkab siis kokku tõmbama, siis selle ühe poole me õmblesime varem kinni, aga nüüd teise poole õmbleme nüüd siin, kui hakkame kahte külge kokku liitma. Parajale kaugusele. Tõstame korraks siit õmblusmasinad alda ja laseme ta ühe õmblusele kinni. Nüüd hakkab meil kott juba oma ilmet võtma. Siin on see klapi osa. Nüüd selle klapi osaga on veel see asi, et ta võiks olla mittekandiline. Mina kasutan nüüd vanatasku kumerust. Ta on vanatasku, ta on siuke hea kumer. Panen siia peale. Ja pliiatsiga annan väikse vormi. Sellest piisab ja võtan käärid ja lõikan minu jaoks üleliigse osa ära. Ta kindlasti ei ole selline nii nagu tehasest pressi alt tulevatest vormidest on need detailid ilusad ühtlased, aga ma nüüd ei ütleks, et ta kehvem oleks. Kuna mina ei kasuta kandipaela panemisel huulikut, siis on see kindlasti kõige raskem osa. Jälgida, et ta oleks ilusti poole pealt kokku volditud ja et see materjal sinna täpselt vahele satuks. Eks ma arvan 5., 6., 10. kott on kindlasti juba selline, kus me oskame hoida seda paela piisavalt efektiivselt. Ma jätan siia õmbluse algusesse. Ma alustan siis õmblemist selliselt, et kott on mul niipidi ees. Jah, ma tean juba, et tegelikult siit väljapoolt, mis meil näha jääb, võib tekkida õmblemisel, kuna tegemist on kumera asja õmblemisega, võib tekkida selline, võib-olla natukene see õmblus ei ole kõige parem. Selle me saame korda siis, kui me teeme teistkordse õmbluse, siis me keerame koti tagurpidi ja õmbleme siit väljapoolt ilusti serva kinni. Midagi ei ole teha, kui huulikut ei ole, siis tuleb pusida. Aga ma jätan siia pikkuse varu, sest selle me keerame veel topelt siia alla ja õmbleme mõne pistega kinni. Ja kuna meil on siin nüüd kihte umbes rihmapael, topelt, tagamine selg, ees koti osa ja siin ka veel, siis paksemate kohtade peal olla ettevaatlik.
kuna meil on nüüd näha siin see lõpp ja meil topelt neid asju ei tule, siis saab siit väikse varuga selle ära lõigata ja on seda kandipaela palju parem panna siia. Nii. Ma rääkisin sellest, et see kandipael jääb natukene siit õhku ja ta ei ole kõige parem. Selle me päästame nüüd ära selle topeltõmblusega. Paneme nüüd teise õmbluse veel. Kõik algused teeme ikkagi topelt tagasi õmblusega, selleks et hargnemine oleks sellel niidil natukene raskem. Nii. Ja topeltõmblusega meil see serv muutus kindlasti palju paremaks. Ja kui nüüd juhtub see, et siit seespoolt see serv ei saa endale kõige paremat väljanägemist, siis ma arvan, et selle krõpsu osas, kui siit üks kolmas õmblus veel peale teha, ei ole ka halb. Ja vast see koti omanik, kellele ta läheb lõpuks, ei pahanda teie peale. Nüüd üks lõpuprotseduur on see, et meil nii pikki otsi pole vaja siia. Lõikame nad umbes selliseks 2 sentimeetri pikkuseks. Kõik, mis on ülejäänud, saab prügikast endale. Ja murrame ta niimoodi tagasi, aga enne seda, kui murdma hakkame, võib talle natukene siit kuuma anda, sulatada selle otsa kokku, siis ei teki seda hargnemist. Otsad saime nüüd õmmeldud. Nüüd on jäänud veel siis selle sama molle kinnituse nii-öelda pikad rihmapaelad. Mis nendega nüüd teha tuleb? Nendega tuleb nüüd teha veel see asi, et siin on need, kuhu me põimime. Ja sellele rihmapaelale oleks vaja tekitada selline üks 5 sentimeetri pikkune topelt pööramisega ots, mida on siis võimalik hiljem siia alla kinnitada ja siis jääb molle kinnitus viisakas ja tugev ja see tasku ei kuku teil teie vesti küljest või koti küljest ära. Selleks ma märgin ära oma viimase paelakoha ja mõõdan siit siis 5 sentimeetrit ja katsun ära murda. Kui ma olen nüüd ära murdnud ja näen oma kollast joont siin, siis teen siia väljapoole ka selleks, et siis teada, kust koha pealt tõmblust alustada ja kuhu maani. Nüüd see osa, mis siit järgi jäi, selle võiks lõigata umbes 3 sentimeetri kauguselt ära. Korraks talle anda tulemasinaga tuld ja
pöörata sissepoole. Pöörata siia sissepoole ja õmmelda kinni. See nii-öelda lisakeelekese tegemine tagab selle, et kui me oleme ära põiminud ja me tahame seda taskut oma vesti, koti või millegi muu küljest eemaldada, siis meil on hea tõmmata siit teda lahti. Teeme teise ka. Mis nüüd nende koduõmblusmasinate ja see Türkop on siin ikka pool tööstus, et mis nende kõige suurem viga on see, et neid tohutult jääb neid niite. Igal pool on neid niite ja viisakas on siis kliendi suhtes võtta pisikesed niidikäärid ja neid niidikesi siis ära lõigata ja kuskil kus te tunnetate, et see nii-öelda lõikamine ei ole ka piisav või võiks lisaks lõikamisele veel kuumutada, siis ettevaatlikult võtke tulemasin ja saab need polüesterniidid ilusti ka ära nii-öelda kuumutada. Ja nad jäävad võrdlemisi viisakad. Nii, ja ongi kott valmis. Siia saab sisse panna väiksema veepudeli. Minul on see kott tehtud ühe indikaatorvahendi jaoks, millega saab siis mõõta mõningaid asju ja ma arvan, et see krõps on piisavalt tugev siin, et teda taskus hoida ja mõnus molle kinnitus tagab selle, et ta püsib ka ilusti vesti küljes. Seda võib teha mis iganes värvi. Minul on ta sinine, läheb sinise vestiga kokku, aga olen teinud ka siis mõningad kollased, et video lõppu panen mõned pildid. Ole hea, pane sellele videole like, pane sellele kanalile kas siis eesti keeles telli või inglise keeles subscribe ja ma usun, et tuleb veel edaspidi siis videosid, kus ma õmblen mõne tasku, mõne muu tasku või siis mõne suurema koti või siis mingit muud asja. Et õmblemisi jagub. Olge terved!